vara hommikut, põllumehed. Kell on 5:30, päike tõuseb, ei saa magada, vili kuivab, kohiseb taga. Ja eks siin on augusti algus käes, vaja koristada, külvata ja mitmeid erinevaid tegevusi põldudel teha, nii et tegus aeg. Vaatame natukene ringi, mis toimumas ja mis ees ootamas. Vara hommikune aeg on veel hea, et lisaks vilja kuivatamisele saab ka põlluseiret teha. Ja mõningatel juhtudel on see selline ainukene õige aeg, et vaadata, mis põllu peal tegelikult on. Sest nagu me teame, siis nälked on sellise öise eluviisiga, kes armastavad just sellist pinnast, nagu meil hetkel põllu peal on. Eilsed sademed tuli korraga päris hulga ja maa on korralikult ära niisutatud. Ehk võib arvata, et sel sügisel võib tekkida päris suuri probleeme taaskord nälketega. Et kindlasti soovitaks tõrje ära teha Ironmax Pro 5 kilo hektarile vähemalt ja oleme nälkete probleemist juba esmaselt kaitstud, mis aga ei tähenda seda, et seiret ei peaks tegema. Ja just selline hea hommik kella 5-6 aeg, enne kui päike kõrgel ongi õige aeg teha seiret, sest siis on veel nälkeid näha, päevasel ajal poevad nad siia mulla alla peitu ja me ei leia neid. Nii et jälgige oma põlde. Põldudel, kus raps on külvatud, tuleb kohe päevakorda võtta ka herbitsiidi kasutamine. Ka siin on hommikutunnid vägagi heaks lahenduseks. Hommikune kaste on veel maas, mis aitab mullaherbitsiididel paremini esile tulla ja paremini mõjuda. Siin otsekülvi põllus on saadud päris hea mulla profiil ja siin mullaherbitsiid Putisan Avant, Putisan Star saavad vägagi hästi tööle asuda. Mullal niiskust on hommikutundidel. Siin saab vägagi hea katvus. Ja ma usun, et lõppkokkuvõttes hea tulemus. Kui mõeldes lahenduste peale, siis sellel aastal eriloaga jällegi salsa, mis putisanide kasutuse juures natuke lisab efektiivsust just ristõieliste umbrohtude vastu. Kui lahenduseks on valitud Clearfield lahendus, siis võib-olla natuke veel tasuks pritsimisega oodata, kuid ka mitte väga kaua, sest et Clearfield lahenduses on ka sees mullatoimeline metasakloor, mis vajab ikkagi mulla pinda ja mulla niiskust, et tõrjuda ära kõik probleemsed ja vähem probleemsed umbrohud. Kui kiiremad mehed saavad põllul tegeleda juba vaatlustega, siis need, kellel taliodra koristus venis või plaanivad rapsi külvata varase odra järgi, siis neil alles mulla harimine käib. Rapsi külvi juures mulla harimine hästi oluline, sest me külvame vaid 1,5 sentimeetri sügavusele ja seega kindlasti seeme peab saama kontakti niiske mullaga, mitte jääma põhu sisse pidama. Aga juba rapsi külvest pikemalt räägib Max meile. Põllumeestel käed ja jalad tööd täis, kes see külvab, kes see koristab. Hetkel meil siin käimas rapsikatsete koristus Koplimäes. Natukene tibutab, loodame, et vana jumal hoiab veel ilma. Aga rääkides rapsi külvist, siis püüdke maha külvata 15. augustiks, hiljemalt 20. Sest me kunagi ei tea, milline sügis meid ees ootab ja me saame alati taimekasvu maha suruda, kui seda taimekasvu stimuleerida. Pasvi portfellis on olemas kasvuregulaatoriteks Kaaruks ja Juventus. Kaaruksid siis 0,2 liitrit lehe kohta ja Juventus 0,15 liitrit lehe kohta. Vähem tähtsam ei ole ka rapsile eelvili. Liblikõielised ei sobi rapsile eelviljaks. Tekib kohe 2 probleemi. Kõigepealt ühised haigused, valge mädanik ja ebajahukaste ning ka näiteks hernest on väga raske rapsist kätte saada. Sellel aastal on ka palju põhku ja märksõnaks on ühtlane põhulaotus põllule, et tagada rapsi ühtlane tärkamine ja kasv. Seniks aga hoiame pöidlad pihus, et teil kõik õnnestuks. BASF. We create chemistry.